Vaatab paremale, vaatab vasakule nagu kord ja kohus, kuid vahetult enne autot silkab teele. Järgmises kohas asub teed ületama mõmmik, kes on vist alles talveunest ärganud, sest võtab igatahes veoauto lähenedes rahulikult oma aja, et tiheda liiklusega maanteel ringi vaadata. Selliseid kokkupuuteid metsloomadega esineb Eesti teedel igapäevaselt, kuid tuleb välja, et meie kiskjad on liikluses eriti suures ohus. Jahimeeste sõnul on viimastel kuudel hukkunud Eesti teedel tunduvalt rohkem kiskjaid kui viimase paari aastakümne jooksul. Kõige ohtlikum periood on aga alles ees, sest loomad muutuvad suvehakul tunduvalt aktiivsemaks. Eesti jahimeeste kogutud statistika kohaselt on sel aastal jäänud autorataste alla maanteedel enim ilveseid. Esimese 4 kuu jooksul lausa 12. Hundid on küll ettevaatlikumad, kuid ka karudega seotud õnnetuste osakaal on viimastel aastatel tõusutrendis. Kevadine aeg on selline, kus loomad rohkem liiguvad ja ka võib-olla autosid on rohkem, kiirused on suuremad. Mõlemil on natukene kiire ja natukene selline kevadärevus sees. Transpordiameti statistika, mis põhineb Häirekeskuse kõnedel, näitab aga, et suurulukitega seotud õnnetuste arv on vastupidiselt vähenenud. Transpordiameti keskkonnakorralduse üksuse juhataja Villu Lüki sõnul ei pruugi see siiski tähendada, et õnnetusi juhtub vähem. Küll aga ei pruugi inimesed neist enam nii palju teada anda. Eesti on hästi looduse ja ulukite rikas maa. Ja seetõttu ei saa eeldada ja eesmärgiks seada, et me kõik teed suudaksime tarastada ehk siis eraldada ulukite ja inimeste liikumisteed. Seetõttu me oleme pigem oma fookuse suunanud liiklejale. Liiklejatel on aina rohkem paigaldatud hoiatavaid silte. Ka interaktiivseid ehk juhul, kui kaamera tuvastab teele astuva looma, kuvatakse hoiatus maanteel olevatele ekraanidele. Selliseid lahendusi on Eestis siiski vaid 3, kõik Tallinn-Tartu maanteel. Need ei ole sinna niisama paigaldatud, vaid ikkagi tõepoolest on lõikudel, kus siis on täheldatud, et ulukeid rohkem liigub või on ka varasemalt juhtunud rohkem nendega õnnetusi. Lüki sõnul näitab aga praktika kahjuks, et inimesed ei võta kiirust maha ka siis, kui märk hoiatuse annab. Ökoduktid ja suurulukitunnelid on end see-eest igati hästi õigustanud. Neid tahetakse rajada juurde, kuid see nõuab raha. Jahimehed on samal ajal aga leidnud loomade päästmiseks oma viisi. Üks projekt on, mida me oleme siin juba aastaid teinud, paigaldame siis kõige tõenäolisematesse kohtadesse ulukipiletusreflektorid. Väga selgelt on selline statistika, kus loom esiteks valib teise tee, kus siis teed ületada, kus need reflektorid ei ole. Et vähemalt selle koha peal enam ei ole seda õnnetust olnud. Jahimehed on iseseisvalt paigaldanud juba 1000 reflektoreid. Nende soov on, et Transpordiamet võtaks selle enda kanda, kuid Lüki sõnul ei ole see meede end piisavalt tõestanud. Esimesed aastad olid natukene palju lubavamad, aga samas juba nüüd 3. aastal näitas see statistika, et tegelikult see efektiivsus langeb ja mis ikkagi tõstatab selle küsimuse, et kas see reflektor on üldse nagu tõhus meede. Ühesõnaga Villak ja Lükk ühel meelel. Metsloomade elu saab eelkõige päästa tähelepanelik sõidukijuht. Eriti nüüd, kus ulukid on palju aktiivsemalt liikvel ja kohtades, kus lagedate alade vahele jäävad tükikesed metsa, sest seda kasutavad loomad liikumiseks. Transpordiamet soovitab kindlasti juhtidel ennekõike olla veendunud selles, et nende sõiduk on tehniliselt korras, sest see võimaldab ka aegsasti märgata ja reageerida, kui see uluk teele peaks juhtuma. Võib niimoodi öelda, et ega siis loomad ei ületa teed, vaid meie sõidame nende tee pealt nagu läbi. Et meie oleme ettevaatlikumad.